Ja nüüd armas rahvas teie ees mees, kes on kuulutanud, võiks öelda nii-öelda sõja vanale õllelaulule Ma lõbus õllepruulija. Mille uuega on see mees välja tulnud, tuleb ta räägib ise teile kõigest kohe lähemalt. Olavi Andla on teie ees. No lõpuks ometi, saate lõpus ka saame ise pika laua taha, Kristjan. Ma kujutan ette, kui palju kodudes praegu on täpselt samasuguseid laudasid, istutakse, tuntakse mõnu, aga meie ka lõpuks nagu teie seal teisel pool. Täname siis selle eest loomulikult Olavit. Ja, suur tänu. Olavi, sina tegeled sellise asjaga nagu, mis on siis õhtu juhtimine või suvepäevade läbiviimine? Ma arvan, et üritusturundus on äkki siis see nagu modernne ja õige sõnaga. Mis asi see on siis? Korraldame üritusi erinevaid. Suvepäevi, talvepäevi, tehaste avamisi, tehaste sulgemisi, pankrotilaine on tulnud, siis kui keegi tahab tehast kinni panna, siis paneme tehase kinni. Ma olen ise ka, võiks öelda, et ma olen su siis kunagine nii-öelda töökaaslane põhimõtteliselt olnud, sest ka mina olen oma teadliku elu jooksul korduvalt ja korduvalt juhtinud erinevaid suvepäevi, mingisuguseid firmaüritusi, ka jõulupidu isegi olen läbi viinud. No võt, võid su tööl äkki võtta? Ja tegelikult siinkohal ongi, vabandust, et ma siis katkestan, tegelikult väga õige koht võtta see asi üles, seepärast, et siiamaani Kristjanit kutsutakse pulmi ja matuseid, sünnipäevi ja firmade suve- ja talvepäevi juhtima ja paraku sageli tulevad need kutsed Kristjani läbi minu, seepärast, et Kristjani nii-öelda andmetele ei saa kusagilt ligi, tema meiliaadressi ei teata, telefoninumbrid samuti, aga minu asjad on kuidagi kättesaadavad ja siis ma pean sageli nendele inimestele, mitte sageli, vaid alati nendele inimestele ära ütlema, kes Kristjanit kuhugi midagi läbi viima paluvad. Ja siin olgu see siis ametlikult öeldud kõigile, Kristjan Jõekalda, suvepäevi ei pea, sünnipäevi ei tee, pulmaseks ei tule. Jaa, just. Nii et see on väga Kristjan on ju nii. Täpselt nii on, jah, et sellega ma tegin umbes 15 aastat tagasi lõpparve. See on väga raske töö, see on jube raske töö. Kuidas, on sul mingid selliseid hetki olnud, kui sa oled... No, jah, lugusid on ju palju, et võiksin mitu tundi meil aega on, aga oli selline Amazing Race tüüpi seiklusmängu formaati suvepäev ja sõitsime siis rongiga maale ja see formaat siis näeb ette seda, et jõuad kohta, seal antakse vihje, keegi ei tea, kuhu minnakse, mida tehakse ja vihje lahenedes siis pead leidma selle koha, kuhu lähed. Ja niimoodi seikled terve päev. Siis järsku tulevad minu juurde kaks sellist soliidses eas naisterahvast ja ütlevad, et Olavi, aga meie ei oska rattaga sõita. Et mis meie teeme? Nii, aga minul kiire ja ma pean juba järgmises kohas olema ja ma ei saa nagu teiega siin tegeleda, et te ei oska rattaga sõita. Ja siis nagu, aga seal siis põlluserval, nagu ikka, sõidab traktor. Ja lendasime siis meie sinna traktorile peale ja rääkisime traktorijuhi nagu pehmeks ja traktorijuht lükkas selle kevadkünni nagu ompse peale ja võttis naised peale. Ja siis sõidutas terve päev neid naisi ühest punktist teise. Ja ma mäletan, et õhtu ajal ma vaatan, juba kõik olid sellises mõnusas peomeeleolus ja see traktorist oli ikka meil seal peol ja siis kaelakuti niimoodi tantsisid seal õllepruulijad. No võt. Kuule, õllepruulijast rääkides. Sa oled nagu sõja kuulutanud sellele laulu? Oi, see on natukene palju, eks ma tahaks ikka, ütleme, jätkata neid toredaid traditsioone, et ei ole ju mõtet sõda kuulutada millelegi. Tegelikult õllepruuli on väga kihvt, väga hea laul, see on rahva sekka läinud, aga probleem on selles, et kui nagu õllepruulija lauldakse ära, et siis nagu teisi laule enam nagu polegi. Et siis niimoodi nokime salatit edasi ja vaikselt niimoodi mõtleme, mis me teeme. No ja teine asi on ka see, et tegelikult ju õllepruulija pole ju päris Eesti lugu. Kelle lugu see on? No sakslaste lugu. Et tegelikult ikka peaks nagu uusi traditsioone nagu looma, et ütleme, praegu on ka telerit ees ju palju juubeleid, seal seltskonnad tulevad kokku, suguvõsad, kõik peavad pidu nii nagu meie siin praegu. Aga nad ei hakka ju kooris lauma I didn't wanna wake you up, on ju. Nagu ei tule nagu selles mõttes. Aga tead, mis mul tuleb meelde ikkagi?
Tere Toomas, tere Tõnu, lihtsalt poole sõnu. No kas rahvas laulab seda või? Ei laula, aga see on siuke. Mina ütlen mehed niimoodi, et tegelikult on nagu aasta 2006 ja 2016 ja peaksime uusi traditsioone looma. Et väga palju on nagu inglise keele peale üle mindud ja kõik tahavad nii-öelda jõuda Eurovisioonile ja sealt edasi, aga rahvas ei suuda nagu kaasa tulla nende ingliskeelsete lauludega. Väga õige. Et tegelikult nagu peaks nagu sellist rahva sekka minema ja tegema. Nii, aga sa siis nagu mõtlesid lihtsalt... Just, ja mis siis selle nii-öelda mõtte tulemus on? No mõtte tulemus oli see, et kirjutasin sõnad, kirjutasin viisi, Riho Sild seal trummiga, tee üks trummitörts ka. Oppa! Riho tegi korraliku arranžeeringu ja tuligi selline laul, mida me nimetame sõprade lauluks. Ja kuidas see täpselt siis käib? Me tõuseme siit laua tagant püsti ja siis sa saad lähemalt seletada, mismoodi see laul välja näeb, see liikumine käib ja teie kodudes, kui istute laua taga, pange väga hoolikalt tähele, jätke meelde täpselt, kuidas asi käib ja tehke kaasa. Ja, viime massidesse. Just. No nii, Olavi. Et istub mees, naine. Aha. Laulu nimi on Sõpruse laul. Selge. Ja see sobib just sellistele seltskondadele, kes võib-olla ei ole omavahel väga tuttavad. Et ütleme, sina, uue noormees, tuled ka siia meie seltskonda ja võib-olla ei tunne kõiki inimesi, kes siin lauas on. Suguvõsas ikka ju sellised olukordi on, et sugulased näevad võib-olla üks kord elus ja siis ei tea ju, kes on kes. Ja see laulu eesmärk ongi omavahel natukene nagu tuttavaks saada. Kuule, aga ma võtan oma koha siia sisse nagu uue tere, Kristjan. Tere. Et kõigepealt, kui muusik hakkab, siis kõik me nagu õõtsume lihtsalt niimoodi, kerge õõtsumine niimoodi. On täna meil pidupäev ja kõik me õõtsume, eks niimoodi. Nii, kui nüüd tekst hakkab, siis ikka õõtsume, võtame vaikselt hoogu, väga palju me esialgu ei liigu ja nüüd jätke meelde, kui kõlab käes klaase hoiame, öeldakse otsesõna käes klaase hoiame, siis tõuseme püsti. Käes klaase hoiame. Käes klaase hoiame ja nüüd tuleb kõige raskem osa. Juua tuleb. Ei, juua ei tule. Käes klaase hoiame, kokku lööme, siis jätke sõna lööme meelde ja mehed löövad kokku paremale ja naised vasakule. Nii, esimene kokkulöömine on nii, mehed paremale, naised vasakule ja sõna sõpruse ajal mehed löövad vasakule ja naised paremale. Nii, kas jäi kõigil meelde, eks? Siin midagi keerulist ei ole. Nii, ja sealt lähevad laulusõnad edasi, tuleb nagu refrään. Nüüd koori süüame hurraa ja kõik hüüavad hurraa! Ja selle teise hurraa ajal me lööme kõik kokku oma vahel. Kõik kokku. Me võime niimoodi nagu Oktoberfestil tehakse kõik kokku, ütleme. Nii. Ja kas edasi liikuda saab? Ja nüüd tuleb laulusõna jah, saab. Ja ei, laua alla veel ei lähe. Ja nüüd naised liiguvad parema mehe selja tagant läbi ja tulevad paremale poole mehe juurde. Selge. Nii, kas edasi liikuda saab? Teeme selle liikumisega ära. Kas edasi liikuda saab? Jah, saab! Ja liigume edasi. Nii. Ja nüüd on kõik liikunud kohale. See on nüüd see moment, Kristjan, kus saame omavahel tuttavaks. Uuesti tuttavaks. Kõik, kes siin laua saame omavahel tuttavaks. Ja seal on siis laulusõnad. Meil pidu on lahe ja märjuke hea ja istume korra nüüd maha jälle. Ja nüüd tuleb tantsu kõige raskem osa. Kui sõber on siin ja seal, jälle jätke meelde, kui sõber on siin, mehed löövad paremale plaksu ja naised vasakule, siin ja seal tuleb jälle mehed vasakule ja naised paremale. Ja siis läheb pidu lahti. Ja nüüd läheb see jälle täiesti otsast peale. Nii kaua nüüd 3 tundi mängitakse. See on nagu miinimum, et nagu 3 tundi. Aga teeme ära. Kõik oma vahel tuttavad. Ja õõtsume. On täna meil pidupäev ja las laulab uned ja paev. Käes klaase hoiame kokku lööme.
minge lauast kaugemale, jätkake sama asjaga, ka meie jätkame.